tere! Täna siis kliimanädala puhul järgmine SG lõunajuttude 6. osa ja meie tänaseks külaliseks on Triin Sohlu, kes on Tori valla aednik ja Tori valla projekti Elurikas Tori vald üks eestvedaja. Tere, aitäh kutsumast! Ja kuna meil on käimas praegu kliimanädal, siis me mõtlesimegi, et uurime natukene, et mis see Elurikas Tori vald endast kujutab, et mis see projekt on või millest see on? Kuna vald soovib luua niisugust liigirikkamat keskkonda ja et siin oleks ka lindudel ja loomadel hea elada ja putukatel, siis meil oli mõte teha niisuguseid elurikkaid alasid, aga selleks, et seda teha, oleks vaja seda teha koos kogukonnaga, et kogukond saaks ka teadlikumaks ja kui see sõna levib, siis inimesed teevad seda oma hoovis ja küsivad naabrid, mis see on ja siis see jõuab nagu laiemalt inimestele kätte ja iga inimene ei helista, et miks ei ole niitmata ja miks... Et see on nagu tegelikult hästi oluline, et see jõuaks nagu kõigile pärale. Projekti nimi on Elurikas Tori vald. Et miks on elurikkus oluline? Elurikkus on oluline looduse jaoks, et kõik liigid leiaksid oma koha, et kõik saaksid kasvada, elada, toituda, paljuneda, et antud hetkel on nii, et paljud inimesed nagu otsivad niisugust eksootilisi lahendusi, et vaatavad, et abrikoosipuud müüakse ja oi, see on mingi äge taim, et ma toon selle, aga need on üldiselt kõik võõrliigid ja siis see tähendab seda, et meie kohalikud liigid hakkavad lihtsalt vaikselt välja surema ja paljud inimesed ei tea, kui ohtlikud võõrliigid on meie liikidele, sest näiteks Sindi probleem näiteks on pargitatar. Kasvab jube kiiresti nagu bambus ja juured lähevad mitme meetri sügavusele ja ta läheb väga kiiresti, kasvab laiali ja temast põhimõtteliselt on võimatu lahti saada. Ja meie kohalikud liigid ei suuda võistelda ja konkureerida nende taimedega ja siis nad lihtsalt surevadki välja. Kunagi meil oli Eestis igal pool põllud, sest karjatati loomi, aga nüüd nagu niisuguste puisniitude ja lilleniitude osakaal järjest on vähenenud, et tänu sellele ei leia ka linnud pesitsuspaiku ja mesilasi ja kõik jääb vähemaks ja linnulaulu kuuleb harvem, et elurikkus on oluline loodusele, loodus on oluline inimesele, et Kas inimene on siis peaks ennast võtma nagu looduse osa või nagu looduse krooni nagu 20. sajandil? Selles suhtes, et loodus eksisteeriks ilma inimeseta paremini. Et me peaksime ikkagi mõtlema nii, et meie ei ole siin maailma nabad, et kui me tahame, et tulevastel põlvedel oleks ka veel midagi nautida, et siis me peaksime toimima teistmoodi natukene. Mis selle projektiga on plaanis teha või mis juba on tehtud? Kõigepealt meil oli plaanis teha koolitused. Koolitused koosnesid neljast koolitusest. See koolituste plokk koosnes 4 koolitusest ja pluss rajamisest, millega me rajasime 5 lilleniitu. Need koolitused ja rajamised on nüüdseks kõik läbi. Ja siis kõige suurem osa sellest projektist on Sindi roheala, et sinna Sindi kärestiku algusesse, kus praegu on üks suur kruusaplats, sinna rajatakse Sindi roheala, kus on see on sopilise haljastusega ala, kus hiljem saab lihtsalt puhata, loodust nautida, sinna tulevad kõrghaljastus, tulevad puud ja põõsad, tulevad täiesti uudne murukruus, mida vähemalt ma ei tea, et Eestis oleks üldse tehtud. See on mingi uus Saksamaa tehnoloogia, kus kruusa sisse pandakse seemned ja siis ta vajab ainult üks kord aastas nagu niitmist, mis
isegi talub niisugust autode peal sõitmist aga kuna selle ala rajamine on nendest lilleniidu aladest tunduvalt keerulisem, siis see rajatakse hanke korras, et me ei raja koos kogukonnaga, aga kindlasti tulevad sinna igasugu infotahvlid üles, et teada, mis seal toimub. Kas sa tahad rääkida sellest ka, et miks just see koht valiti välja? Lihtsalt ta on jõe ääres ilus ala, mis on ilma kasutuseta, et ta on vist, ma saan aru, et kui seda Sindi tammi lammutati, et siis see ala sinna tekkis, et seda ala äkki seal ennem ei olnudki, kui ma õigesti tean, et lihtsalt leida sellele alale niisugust, kuna seal on planeeritud on kunagi rajada niisugune promenaad, mis läheb Kärestiku keskuseni välja, et inimesed saaksid koerte ja lastega jalutada ja seal oleks niisuguseid tegevuspaiku, et kus aktiivselt aega veeta, kas või rulluisutada või lapsed saaksid kiikuda või midagi, et siis see on üks jupp alast, mille me soovime niisuguseks rohealaks luua. Mina olen kuulnud, et see oli sellepärast ka, et kui mõõta, et kus on potentsiaalsed need soojussaared tekivad, et siis see on see koht. Ja seal on niisugused tööstused, seal on Sindi vesi ja siis seal on neid kõik plasmaprood ja mis tööstused seal kõik on, et kõik on tumedad majad, suured tumedad asfaltplatsid ja seal on jah, see keskmine temperatuur on kõrgem kui mujal. Et jah, selle leevendamiseks ka täitsa õige. Et nüüd koolitused on tehtud, kui palju inimesi nendest koolitustest osa võttis? Kokku oli natuke üle 200 inimese. Kõik muidugi ei käinud kõigil koolitusel, osad käisid 1-2, osad käisid kõigil 4 koolitustel seal pluss rajamisel ka. Et inimesed võtsid selle hästi nagu positiivselt vastu ja olid hästi aktiivsed, et selles suhtes ma olen nagu nii uhke, et meie vallas on nagu nii keskkonnahoidlikud inimesed, kes nagu muretsevad ja hoolivad ja et see kõik kaasa tulid sellega, et see on väga positiivne. Aga kas see 200 ongi sinu arvates nagu suur hulk või võrreldes ütleme, kui vaadata, kui suur on Tori valla elanike hulk või see 200 on alles nagu algus või selline väike algus? Ma usun, et see on tegelikult päris palju, sest et ma olen kuulnud, et kui muid avalikke projekte tehakse, et siis väga nagu inimesed ei tule sellega kaasa. Me tegelikult tahtsime seda alguses natuke suve poole teha, aga nagu näha, ilmad lähevad soojaks, siis inimesed väga tahavad oma aias aega veeta ja siis väga ei tule, et me nihutasime teda sinna külmemasse aega natuke rohkem ja sarnaseid koolitusi on tehtud ka teistes valdades ja oleme kuulnud, et on olnud juhuseid, kus on koolitaja selle korraldajaga üksi saalis istunud, et ses suhtes meil oli natuke hirm, isegi need koolitajad, kellele me panime ajad kinni, et me soovime igat koolitust 4 korda, ütlesid, et teil on nii väike vald, et need, kes tahavad kuulata, need tulevad kohale, et miks te 4 korda teete, aga siis me mõtlesime, et inimesel oleks ikkagi mugavam ja kodule lähemal ja hirm oli küll, aga tegelikult igale poole tuli päris palju rahvast kohale ja ma ei ole kuulnud midagi negatiivset. Siis on igatahes väga hästi, jah. Et kui mujal on veel halvemini. Sest mina ise mõtlesin, et meil on päris suur hulk ju rahvast nagu kokku, et siis see 200 on nagu, tundub nagu vähe, aga samas kusagilt peab nagu alustama. Ja tegelikult me koolitustele panime veel niisuguse ideekorjelehe mõnel koolitusel, et inimesed saaksid panna sinna kirja, mis ideid neil veel on, et mis alaseid koolitusi võiks olla ja niisugust. Ja nii paljud inimesed tegelikult kirjutasid sinna, et permakultuurist võiks olla, niitmisest võiks olla, siis ja no neid teemasid oli päris palju, mis kokku tuli ja nüüd me mõtlemegi, et mida nendega edasi teha, et võib-olla veel mingeid koolitusi teha, et kui sihtgrupp on olemas ja inimesed nagu soovivad, et siis võiks seda teha. See olekski mu järgmine küsimus olnud, et kas on plaanis jätkata? Ses suhtes, et need lilleniidud, mis said rajatud, et need tegelikult vajaksid 2 korda aastas niitmist ja meie järgmine mõte oligi teha juuli keskel niisugune pikati koolitus.
kuna need lilleniidud ei taha niisugust niitmist, et sa sõidad murutraktoriga üle ja ta multsib selle kõik plögaks, siis nad tahavad nagu kas siis lattniidukiga või niisugust või isegi trimmeriga ei tohi, vaid see ketta trimmeri variandiga või siis kõige parem on tegelikult siis niisugune vikat, aga noored inimesed tänapäeval ei tea isegi, mis vikat on, et siis oli mõte teha see vikati koolitus, et me uurimegi, et kes seda võiks läbi viia, et kui võimalus on, siis me teeksime sellise koolituse järgmiseks. Võib-olla oleks vikati parandus vaja ka avada kusagil, sest mul on vikat, aga sellega ei saa töötada. Tänapäeval on need vikatid hästi erinevas hinnaklassis ka, et need niisugused profivikatid, mida Austriast tuuakse, et on ikka algavad seal niisugune 200 eurost ja niimoodi ja nendega saad nii töötada, et sa ei pea mingis sundasendis olema, vaid ta ongi niisugune ergonoomiline, et ta on tehtud selle järgi, et sa saaksid sirge seljaga tööd teha ja sa ei väsiks ära. Vot siis isegi võiks arvata, et vikat on selline asi, mis on lihtsalt nagu väga iganenud, et isegi seal on tehnoloogia arenenud, eks ole. Nojah, juba sellepärast, et kui sa niitmisel paned masinasse seal õlisid ja kütust ja kõike, et see on juba nagu selles mõttes keskkonnasäästlikum variant ja ta on taimedele parem variant. Ja loomadele ka. Jah, just. Üks asi on veel, mida me vallas, meie käest on hästi palju, ma olen tagasisidet saanud sellel koolitustel, inimesed kirjutavad, et küll oli tore koolitus ja tegin kompostikasti ja saadetakse pilte, mis nad on teinud ja siis on hästi mures inimesi, et nemad hakkavad selle infoga küll midagi peale, aga mis vald selle infoga peale hakkab, et mis meetmeid teie rakendate, et hästi palju seda küsitakse ja nüüd me tegime uue niitmishanke. Sellest aastast on uus niitmishange, mis on 2-aastane ja me tegime sinna, kui meil varem oli vallas 3 niitmistaset, et niisugused hästi aktiivselt niidetavad alad, mida me niitsime 2 korda nädalas isegi, siis on niisugused tase 2 ja tase 3, siis nüüd me tegime juurde 4. taseme, mida ma ise nimetan elurikkuse tasemeks, et seal ongi niisugused avalikud alad, mis on vähese kasutusega ja kus me laseme ise sellel lilleniidul tekkida, et vaadata, mis seal mullapangas, mis seemned on, laseme neil kasvada ja niidame seda 2 korda aasta jooksul nagu lilleniitugi, aga ta ei ole nagu nüüd rajatud lilleniit, vaid need alad, mingid pargid näiteks või mingid pargiosad, et näiteks Sindis on lohupark, kus me laseme kasvada taimedel ja alles juulis teeme esimese niitmise, sest et tegelikult on meil igasuguseid kaitsealuseid taimi ja igasuguseid käopõllesid ja orhideerisid, mis lihtsalt ei saa kasvada, kui me aktiivselt kogu aeg niidame ja tal ei saa ka seeme valmida ja üks hetk ta lihtsalt kaob sealt ära, sest et talle ei anta võimalust, et tegelikult meil oleme seal viimase piiri peal, kus nagu me peame võimaluse andma, sest et pärast me peame neid seemnest ise külvama hakkama ja siis nad enam ei tule niimoodi. Ma saan aru, et selle projekti nagu selline suurem eesmärk ongi siis, et terve Tori vald muutuks selliseks keskkonnasäästlikumaks ja keskkonnateadlikumaks, nii elanikud kui ka vald, eks ju. Ja just, et me kogukonnaga koos, vald ja kogukond koos muudaks oma hoiakuid ja mõtteviisi, et koos me suudame palju rohkem ära teha, et me saaks üksteisest ühtemoodi aru. Ja. Mis on need asjad, mida näiteks Sindi gümnaasium saaks nagu teha ka, ütleme, astuda nii-öelda sinna keskkonnasõbralikuma kooli poole? Teil on siin päris palju vanu puid, ma olen tähele pannud ja ma ei ole märganud, et teil oleks väga mingid põõsarinnad siin olnud ja kuna ma tean, et teil on plaanis siin mõned suured puud maha raiuda, sest et nad on juba nagu ohtlikuks muutunud ja haiged, vanad ja haiged, siis võib-olla kui siin uued klassid lõpetavad, tasuks jälle mõelda sellele, et iga lend istutab oma puu näiteks ja siis võib-olla sinna puude alla luua mingid põõsarinnad või teha mingi kooliga koos mingeid niisuguseid peenralasid. Samas te võiksite läbi mõelda, kas kõik see murupind, mida te siin niidate, et kas see on oluline äkki või kas see on nagu aktiivses kasutuses, võib-olla jätta ka mingi nurk ja vaadata, mis sinna tekib ja kasvab, võib-olla keegi saab mingit uurimustööd isegi teha, et ma arvan, et see on nagu päris põnev, et
tegelikkuses ju see roheline niidetud muru, ta võib inimesele tunduda ilus, sest ta on roheline ja ta mõtlebki, et see on keskkonnale jube hea, see roheline muru, aga tegelikult ta ei ole eriti palju parem kui asfalt, et temas on mõned üksikud liigid ainult ja tegelikult seal ei saa ükski loom ega lind ega putukas elada ega paljuneda, ta ei leia sealt süüa mitte midagi, sest et see kogu aeg niidetakse, nad sureksid seal ära ka. Et jah. See on harjumuse küsimus ka, et inimestel on nagu, kui sa ütled muru või ilu, eks ju, siis kuidagi nagu tekib silmade ette see niidetud muru, eks ju, mis on hästi ära nüditud mingi 3 millimeetri peale või. Et tegelikult see iluideaal peab ka muutuma, nii nagu meil inimeste puhul aga on meil muutunud. ongi juba, me oleme jõudnud sinna paika, kus meil on teadlikud inimesed, kes helistavad mulle, et aga miks te nii tihti niidate, et seal on praegu just need lilled hakkasid õitsema minema, te just niitsite ära. Ja siis on teine leer inimesi, kes veel ei ole nii teadlikud, kes ütlevad, et millal te selle võilille ära niidate, et on mul juba pahkluuni nagu, et me praegu peamegi valima seda kuldset keskteed, et mõlemad saaksid midagi, aga et nii kaua, kuni me selle teise osaga teadlikumaks muudame. Kõik inimesed arvavad, et liblikad on ilusad ja et linnulaul on ilus, aga nii kui sa jätad muru niitmata, mul on ussid ja meil on puugid, aga me ei saa nagu valida, et seda ma tahan, seda ma ei taha, seda ma tahan, seda ma ei taha, et kes oleme meie inimesed, et me oleme samasugune liik, et ma ei saa valida, et ma sind tahan ja sind ei taha, et me peame nagu suutma koos eksisteerida ja mõelda nagu teiste liikide peale ka, sest kui üks liik sureb välja, siis on mingid liigid, mis on nagu elavad sümbioosis selle teise liigiga ja tegelikult sureb nii palju liike välja, et me peame natuke, igaüks võiks teha mingi kasvõi ühe pisikese asja, et ma ei tea, kasvõi Selveris sa käid selle piiksutajaga, mitte ei lase igale asjale kleepse peale või sa ei pane kõiki asju kilekotti, sa käid riidest kotiga poes või sa ei kingi sünnipäevaks lõikelille, mis on kuskil teises maailma otsas kasvatatud ja nii palju mürke on saanud, et võta kasvõi kas võid kaseoksa kinkida talvel, paned vaasi ja tulevad väiksed lehed külge ja see on palju armsam võib-olla kui see roos. Ja seisab kauem. Just. Ja ei maksa nii palju. Ja, et ei maksa endale ja ei maksa nagu loodusele nii palju. Just. Aitäh! et sa tulid ja me üritame siis sinu soovitusi järgida ja tekitada ka põõsarinnet ja võib-olla ka natukene selliseid metsikuid alasid, jah. Just. Ja aitäh teile, et te kutsusite, aitäh, et te hoolite ja me võime ka koos midagi välja mõelda ja alati olema. Aitäh!